Kallid vaatajad, nüüd on meil põhjust minna kaugele Euroopasse, kus Merike Anderson, Eesti üks läbi aegade parimaid naiskorvpallureid, on endiselt pesitsemas. Tere, Merike! Tere! No räägi, mis sa seal Euroopas teed? Kõik on juba ammu koju tagasi tulnud. Sina veel endiselt Sveitsis. Miks sa seal oled ja miks sa endiselt pole veel koju tagasi tulnud? Juhtus nii, et peale seda Tokyo olümpia kvalifikatsiooniturniiri, mis pidi toimuma Indias, oli mul plaan tulla Sveitsi ja võtta 2-3 nädalat puhkust. Nii ka sai tehtud, aga turniir jäi ära. Aga siin ma olen ja kuna see epideemia lendas nii kiiresti peale, siis olude sunnil pidin siia jääma. Et ootan, kuna piirid lahti lähevad, et plaan oli autoga tulla, et saaks oma kila ja kola kõik kaasa võtta. Ja sellepärast pesitsen ma hetkel siin Sveitsis. No kui ma ei eksi, siis sa oled Lõuna-Sveitsis, seal Itaalia piiri ääres. Räägi, kuidas seal olukord on, et olete Itaaliale üsna lähedal. Kas väljas saab käia, saad sa ikkagi treenida ja ennast vormis hoida seal ka? Ja, hetkel on siin linnas on väga rahulik, et ühel õhtul käisin jooksmas ja jooksin nii kaugele, et jõudsin piiri äärde välja, et vaatasin maru imelik, et palju politseinikke oli väljas, aga keegi nagu kallale ei hüpanud, aga jah, suht piiri ääres on see koht ja elu on rahulik, lastakse väljas käia, saab jooksmas käia, mägesid võtta, treppe teha. Kõik võimalus on olemas, et keegi nagu trahvi tegema ei tule. Kui selle treenimise juurde tulime, kuidas sinul kui ikkagi juba vanemal mängijal motivatsiooniga praegu on, et mingit otsest eesmärki ju tegelikult ei ole, kõik turniirid ja hooajad on kas siis lõpetatud või nii-öelda edasi lükatud, et kui raske sinul ennast antud hetkel motiveerida on, ütleme, minna välja jooksma lihtsalt? Minul ei ole motivatsiooniga kunagi probleeme olnud, et alati peale hooaja lõppu ma võtan 2 nädalat puhkust, olen spordist eemal ja siis hakkab nagu peale seda sees sügelema, et ma pean nagu midagi tegema, et ma teen seda ise endale, et ma hästi tunnen ja olla nagu valmis igaks juhtumiks, et kuna mingi turniir tuleb või mis iganes, et ma olen alati hoian ennast vormis. Suurepärane, räägime natukene ka meeste korvpallist. Me siin hetkel oleme vedamas PAF e-spordiliigat. Palju sa PAF Eesti-Läti korvpalliliigat sel hooajal jõudsid jälgida? Palju sa üldse nii meeste kui naiste korvpalli nii-öelda väljaspool enda tegemisi palliplatsil jälgida jõuad ja jälgida tahad? Tegelikult käsi südamele, et see hooaeg suht vähe, sest meestemängud ja naistemängud kattusid minu treeningaegadega. Aga varematel aastatel ma kogu aeg jälgisin ja ma hoian alati pöialt Tartule. Vahet ei ole, mis kooslus seal mängib hetkel. Nii et nii meeste sarjas kui siis naiste sarjas, ehk siis Tartu Ülikool meestes ja Tartu Kalev naistes on need meeskonnad, naiskonnad, kellele sina siis nii-öelda pöialt hoiad ja ka silma peal hoiad nende tegemistel? No pigem meeste Tartu võistkonda, aga naistele seal on mul sõpru küll, kellele pöialt hoida. No tuleme sinu selle hooaja juurde ka. Alustasid hooaega Saksamaa, võib öelda vist, et parimas klubis Keltern, aga sealt hooaja lõpus teatud põhjustel lahkusid ja läksid siis nii-öelda tabeli lõpuossa kuuluvasse klubisse. Räägi see hooaeg lahti, kindlasti psühholoogiliselt sinu jaoks võid mind parandada, ma arvan, et üks raskemaid hooaegu, aga räägi võib-olla ise see hooaeg algusest lõpuni nii-öelda tükkideks lahti. No ei teagi, kust kohast peale hakata, et see Saksamaa hooaeg oli nagu Ameerika mägedel üles-alla kõige oma positiivsete ja negatiivsete emotsioonidega. Et kui hooaja alguses leping sai sõlmitud, siis on teada, et ma sõlmisin selle kuni jõuludeni. Ja kuna novembris me saime teada, et meil on võimalik osaleda Tokyo olümpia kvalifikatsiooni turniiril Indias 3-3, siis sai nagu klubiga räägitud, et plaan on minna ja Eestist peatreener soovib mind selles võistkonnas näha. Ja klubi andis nagu mõista ja rohelise tule, et
nad lubavad mul minna. Ja siis nad pakkusid ka mulle uut lepingut peale jõule. Ja ma ei mõelnud kaua, kirjutasin alla ja tundsin ennast suht rahulikult, et ma saan siis turniiril osaleda. Aga seal teatud põhjustel ja Segasumma suvila juhtumid toimusid seal, siis pidin kiirelt otsustama, et mida teha, et mis on nagu minule kui mängijale kasulikum, et jääda sinna Kelterni võistkonda ja lihtsalt treenida ja mänguaega suht vähe saades ja võib-olla hooaja lõpus siis mingit värvi medal võita, et see mind ei oleks nagu rõõmustanud, et enamuse aja olin ma siiski seal ju pingi peal. Ja siis saigi otsus tehtud, et ma lähen viimasesse klubisse, kes nii või naa 14. märtsil oleks pidanud hooaja ära lõpetama ja nad langevad teise liigasse. Aga kuna selle koroonaviirusega jäid asjad tabeliseis jäi nagu samaks ja keegi välja ei langenud, siis nad jäid meistriliigasse püsima. Ja eks ta oli minu jaoks väga selline raske ja emotsionaalselt selline keeruline aeg, sest varem ma ju kogu aeg nautisin korvpalli mängimist, vahet ei ole, kas treeningul, mängus, aga nüüd olin nagu see seestpoolt nagu midagi kripeldas, et kurb oli, et ma olen terve 14 hooaega mänginud ja nüüd sa kurat istud pingi peal. Et see oli raske otsus ja ma pidin selle vastu võtma ja vahetasin klubi elus või oma karjääri jooksul esimest korda, et kui hooajal lepingule alla kirjutad, siis sa kunagi ei mõtle, et mingi aeg ma pean klubi vahetama või mingitel põhjustel. Et mul on alati igal pool meeldinud ja mul on hästi läinud ja ma olen nagu mugavalt ja mugavalt ütleme tundnud. Et sa pead iga minuti eest võitlema, et mänguaega saada nii treeningul kui väljaspool, et see ei ole nagu minu jaoks kunagi probleem olnud. Aga seekord Saksamaal Kelterni võistkonnas oli natukene teistmoodi need lood, jah. Räägi üks huvitav seik ka lahti. Keltern siis kuniks hooaeg peatati, oli Saksamaal, kui ma ei eksi, esimesel kohal ja naiskond mängis ka nii-öelda teist eurosarju ehk siis Eurokappi. Aga nii palju, kui on kuulda olnud, siis enne kodumängu mängijad, kas pidid seal põranda ise mänguks nii-öelda valmis panema, et selline huvitav lugu minu kõrvu jäi, et on sellel ka tõepõhja all? See on täitsa tõsi, et kui meil oli Eurokapi mäng, siis suurte veoautodega toodi saali põrand kohale ja üks päev enne mängu pidime mängijad kõik selle põranda maha panema. Ja need plaadid on, ütleme, suht rasked, et üksinda sa ei jõua, et kahekesi tõstad. Ja siis, kui see mängupäev kätte jõudis, siis see põrand oli sul veel kätes. Et kui hästi me mängisime, seda on ju teada, et me edasi ei saanud. Ja kui mäng ära lõppes, siis järgmise päeva hommikul kella 9 aeti meid üles, et võtame nüüd põranda lahti ja paneme ilusti kokku ja saadame põranda tagasi. Ja see kõik toimub siis nii-öelda Saksamaa parimas naiste klubist, kes mängib kaasa eurosarjas? Jah, sest kuna see saal, kus me oma kodusaal on kuidagi betooni ja sinna peale on pandud selline vakstu, et sellega ei lubata mängida, siis iga kord telliti see põrand, mille me siis mängijatega pidime maha panema. Aga pärast seda, kui klubi vahetasid, said väga palju mänguaega, keskmiselt 27 minutit, 11 punkti, et siin hooaja lõpus ikkagi 6 mänguga said seda mängunälga korralikult nii-öelda rahuldada ja tegelikult tuli ju ka täitsa okeilt välja ja saite nii mõnedki magusad võidud. Jah, et kui oleks võib-olla pikemalt sinna klubisse jäänud, siis võib-olla oleks keha veel rohkem väsinud, aga ma sain rahuldatud ja ma tundsin ennast hästi, mul oli väga hea klapp mängijatega, treeneritega, nad võtsid mind väga hästi vastu ja
olude sunnil, ütleme, terve see Saksamaa hooaeg praktiliselt ma mängisin 4 positsiooni peal. Et ma olen oma pikkuse poolelt tegelikult ju viskav tagamängija, et selle positsiooni peal sain mängida ainult hooaja alguses ja need olid sõpruskohtumised. Nii et midagi uut ja huvitavat ka minu karjääri jooksul, et ja võrreldes neid mängijad, kes siis mängivad minu positsiooni peal viskav tagamängija, siis nemad on minust natukene lühemad ja siis ma tundsin ennast selle 4 positsiooni peal päris uhkesti, et Kelternis võib-olla ei tulnud nii palju ei saanud nii palju palli, kui oleks tahtnud, et vahepeal tundsin, et liigun üles, panen katte, liigun alla, olen vaba, palli ei saa, tulen jälle uuesti kattesse, et olin selline kattete panija. Aga Saarluisi võistkonnas kuidagi pall liikus ja see 4 positsioon väga hästi sobis mulle, et tegelikult vahet ei ole, mis positsiooni peal sa mängid, aga tuleb ära kasutada omad ütleme, tugevamad küljed võrreldes vastase mängijatega. Sul on, Merike, väga värvikas ja pikk karjäär selja taga, 15. välishooaeg oli sul nüüd sellel aastal. Räägi võib-olla sellistest nii positiivsetest kui negatiivsetest kogemustest, mis sul selle 15 aasta jooksul on olnud, et selliseid võib-olla eredamaid näiteid, mida sa välja tooks? No võib öelda jah, et väga kirev ja värvikas, et need unistused, mis sai 15 aastat tagasi enda jaoks nagu välja toodud, siis osad on neist täitunud, osad on ja jäävadki paraku võib-olla püüdmata, aga ma arvan, et igal pool on olnud omamoodi huvitav, on palju nalja saanud ja mõned jutud võiks jääda nagu mu enda teada või paremate sõpradele jutustada, et aga kõige vahvam oli minu jaoks Soomes, et seal oli selline hea kooslus treeneritega, hea läbisaamine fännidega, et seal, ja see oli ka kõige esimene hooaeg, mis oli selles suhtes hea, et hea alustada. Kõik oli nagu positiivne ja tulla lõpus veel Soome meistriks. Ja sealt edasi tooks välja eredalt Venemaa aja, 2 hooaega, et väga kõrgel tasemel tugev liiga, pluss siis väga meeletult pikad lennureisid, rongisõidud, et sealt võib neid lugusi jutustada kui palju, et kuidas ühest kohast teisest saime ja mis seal rongis kõik toimus ja kohalikega segamini selles magalaruumis või kupees, et kirev ja Venemaalt tahaks veel välja tuua, et mõned, ütleme, paremad mängijad, kes on minu aastakäiku, et Ilona Korstin, kellel on ka Eesti juured, nagu me teame, Maria Stepanova ja Svetlana Ambrosivova, et nemad on ühed minu aja kõige säravamad tähed, kelle vastu ma mängisin või ameeriklased või portugallane või kreeklane, kellega sai mängida ühes võistkonnas, kes on hetkeseisuga korvpalli lõpetanud. Aga edasi, Merike, ma tean, et sul on ambitsiooni veel ikkagi välismaal vähemalt hooaeg jätkata. Kas nüüd see edukas Saksamaa hooaja lõpp ja see, et Saarluisi naiskond kõrgliigast välja ei kuku, kas see võib avada sulle ukse järgmiseks hooajaks ka selles võistkonnas? No uks oli juba avatud esimese treeninguga, et kui ma sinna sain ja treening ära lõppes, siis oli treeneriga jutuajamine, et tema nägemus on see, et ma võiksin seal klubis jätkata ja nad on isegi mulle lepingut pakkunud, aga ma veel ootan, et kuna see epideemia ja kriis, et mul aeg on, et ja mul selles suhtes nagu kätt ette ei pane, et ma võin väga julgelt sinna klubisse tagasi minna. No seda on ainult rõõm kuulda.
kui sul ühel hetkel see välismaa trall läbi saab, kas me näeme sind võib-olla, et mängimas ka mõne Eesti klubi eest? Ma tean, et sul selline väike salasoov Tartu Eesti meistriks aidata ikkagi on endiselt olemas. Jah, aga on ka selline teine ja oma plaan, et panna kokku oma sõpradest punt, mängida Tartu eest ja siis võita meistritiitel ja siis võib ketsid korvi külge riputada. Aga jah, et ühe hooaja teen veel kindlasti ja siis vaatab, mis see epideemia toob meile või kuna lõpeb või mismoodi. Ja siis võib-olla viimase hooaja teen tõesti Tartus, mis on siis rohkem nagu selline lõbu ja et ma tunneks ennast hästi, et ma saaksin siis käe südamele panna ja öelda, et kõik. No räägime natukene Eesti naiste korvpallist ka üldisemalt, nii tütarlastest, neidudest kui siis naistest, et sinu hinnangul, kes sa ikkagi oled nagu öeldud pika karjääri selja taha juba jätnud, et mis seisus hetkel naiste korvpall Eestis on? No hetkel on ta, ma ei ütle, et halvas seisus, et on väga palju noori, kes tulevad peale ja kes tahavad tööd teha ja näha vaeva, et saada profi korvpalluriks. Et mingid aastad tagasi läksid väga paljud välismaale, kas või esimene, teine liiga, et oli neid mängijaid nagu rohkem. Aga nüüd on pigem noormeeste poole pealt, et paljud lähevad välisklubidesse, kas siis õppima ja sealt seda korvpalli oskusi arendama või siis Ameerikasse, aga meil on tublisid noori, et nendega tuleb lihtsalt tööd teha, nad peavad ise vaeva nägema ja siis ma arvan, et võib-olla kui ma siin eelmine aasta välja ütlesin 4-5 aasta pärast, siis peaksid nemad nagu kastanid tulest välja tooma. Et tegelikult meil seda materjali on, aga meie eestlased, meil peab natukene rohkem õnne olema ja võib-olla ükskord elus sähvatame ja siis võime jõuda sinna finaalturniirile, aga aasta või hooaja kaupa iga aasta olla 16 parema hulgas, see on minu jaoks või minu silmad, ma arvan, seda ei näe. Tuleme tagasi korraks 5 aasta tagusesse perioodi, kui sa ühes intervjuus aastal 2015 ütlesid, et naistekoondis vajaks uut hingamist. Räägi, kas nüüd 5 aastat hiljem see hingamine on tulnud ja mida sa võib-olla üldse sel hetkel selle lausega mõtlesid? Ja, see hingamine on tulnud, peatreeneri vahetus, teine nägemus korvpallist, taustajõud, tehakse suvel individuaalselt tööd, mängijad on aktiivselt kogu aeg nagu tegevuses ja treeneriga nagu suheldes. Ja ma arvan, et see on nagu hea pool sellel, aga ikkagi midagi jääb puudu, midagi nagu kripeldab, et miski ei ole nii, nagu on teistes koondistes, mida mina olen näinud. Viimases koondise aknas nägime sind veel saalikoondise eest mängimas. Novembris peaksid olema uued mängud. Kas juhul, kui nüüd karjääri jätkad, mis suure tõenäosusega nii saab olema, siis kas me näeme sind uuesti väljakul ka koondise eest, kui kutse tuleb? Ma arvan küll, et nii kaua, kuna ma olen ise veel aktiivne profisportlane ja ajan seda palli ikka veel taga ja kui peatreener saadab kutse, siis mina olen alati nõus ja minu jaoks on see auasi esindada Eesti koondist. Et vahet ei ole, kas see on 5-5 või siis 3-3. Ja lõpetuseks, Merik, no ühel hetkel saab see hea asi ikkagi otsa, selle vastu me ei saa keegi, et ma tean, et sul on kehalise kasvatusõpetaja paberid ja sa oled ka öelnud välja, et sul oleks huvi õpetajaks saada.
oled sa nüüd jõudnud pikemalt mõelda, mis sinust pärast mängukarjääri lõppu saab, näed sa ennast üldse Eestis elamas siis, sest et nagu me teame, sa oled selline maailmakodanik siin viimasel 15 aastal olnud, et mis edasi? No eks peas käivad ikka mõtted ringi, ja tööd ma ei karda, aga sellist istuvat tööd ma nagu ei tahaks teha. Et aknad, uksed on lahti, et võib-olla täna tuleb telefonikõne, et okei, et hakka, ma ei tea, lapsi koolis õpetama ja kui on väga ahvatlev pakkumine, miks mitte? Aga aitäh sulle, Merike, et leidsid meie jaoks aega ja ole siis tubli ja proovi siis ühel hetkel ikkagi kenasti koju tagasi jõuda. No ma loodan, et kui mai keskel leevendatakse piiranguid, siis tulen mööda Saksamaad, Poolat, Läti ja Leetut, et tulen koju. Kodu on kõige parem koht. Suurepärane. Ja kohe-kohe siis on algamas tänase päeva 3. mäng, kui omavahel hakkavad mõttu võtma BC Kalev Cramo ja TalTech.